Tere, Oliver! Tere, Mari! Tutvusta ennast natukene. Ütle oma täispikkuses nimi ja vanus ja millega sa tegeled. Ma olen Oliver Reimann, olen 18 praegu veel ja ma hetkel tegelen gümnaasiumihariduse omandamise ja miljoni muu asjaga. Aga selle kõrvalt lisaks koolile ma teen veel igasugu erinevaid projekte. Ja käid tööl? Ja käin tööl, aga ka pigem põhifookus on isegi võib-olla, et töö on selline nagu, mulle väga meeldib see, et kõik mu hobid ongi mu töö, aga et mu põhifookus on praegu 2 lavastusel, vaikselt juba pusin ka mõtteid uude suunda ja siis olen ühe bändi manager ka, nii et nendega toimetan peamiselt. Ja räägi mulle nüüd natukene nendest lavastustest ja üldse enda lavastamisest. Kus sa leidsid sellise vahva hobi nagu lavastamine? Kus see tuli? Tead, see sai alguse siis, kui me tegime 2018 Emma Trossiga, minu väga hea sõbraga Offline'i, kus ka sina mängisid. Kus siis Emma tuli jutuga, et ta tahab midagi lavastada, siis mina mõtlesin, teeme ära, et 2 peale ikka julge teha. Ja kuidagi sealt see nagu hakkas minema, et mulle meeldis see loomulikult iga kord jälle vaatad tagasi, siis mõtled, et mida teha nagu teistmoodi ja ma arvan, et see ongi hea võib-olla see, et sa ei jäägi lõpuni nagu lõpuni rahule võib-olla asjadega, et sa kogu aeg näed, et seda ma saan veel muuta ja areneda. Aga jah, kuidagi see nagu 5D sinnani ja loomulikult ma ei pea ennast mingiks suureks lavastajaks, praegu ka seda Sil Felixit on tore teha, aga üha enam ma saan aru näiteks, et draama tekstiga lavastamine ei ole minu näiteks tugevus. Ehkki loomulikult ma ei ütle, et see kuidagi see lavastus oleks selle tõttu halb, et ma ei pea seda oma tugevuseks, ma olen väga rahul kõige sellega, kuidas see on ja nii edasi, aga ma ise tunnen ennast võib-olla siis õigem on öelda kindlalt ja kindlamalt üha enam ja enam kogu nii-öelda organisatoorses pooles, nii öelda, organisatoorses pooles. Ehk pigem tahaksid tulevikus olla produtsent pigem kui lavastaja. Pigem, aga ma ei väida, et ma veel lavastan midagi. Aga see lavastamine ei tulnud ju täiesti nii sama, et tegelikult see sündis välja sellest, et sa oled näitlemisega varem tegelenud ja kogu see teatrimaailm, millal see sind üldse huvitama hakkas? Jaa, see hakkas mind huvitama juba väga väikse, kui ma käisin lasteaias, siis ma tahtsin saada näitlejaks ja lavastajaks ja tsirkuse direktoriks ja nüüd olen siin Piibu stuudios. Aga ma näitlemisega hakkasin tegelema 2014, kui mul õnnestus täiesti lihtsalt läbi heade tutvuste ja läbi ime saada Linnateatrisse lavastusse Koletis kuu peal. Ja sealt edasi järjest siis juba see hetk Linnateatris ja Vürst Gabriel ja... Tere, mina olen Oliver Markus Reimann ja mul on suur rõõm ja au, et ma olen siin ja praegu olen professionaalne amatöörnäitleja ning teen sel suvel kaasa juba enda jaoks Linnateatri 3. lavastuses, milleks on Vürst Gabriel. Ja Vürst Gabrieliga samal suvel oli ka siis selline noortesari nagu Miks mitte, kus me sinuga saime tuttavaks. Ja siis ma tutvusingi ka Emma Trossiga, kellega siis sealt tuli see ühine tee lavastamiseni. Aga kus sa võtsid selle julguse, et teha tõesti ise tulla mingisuguse lavastusega välja, et kus tuli see julgus, et see tuleb hea asi, et see ei ole lihtsalt selline laste näidend, mida kuskil koolist tehakse? Tead, julgus vist tegelikult, julgus hakkab ikkagi keskkonnast ja inimestest, et kui sa tunned, et sul on nende inimestega hea ja turvaline ja sa ise usud sellesse, mida sa teed. Sa lihtsalt pead ise uskuma, et see, mida ma teen, et see on õige. Ja loomulikult sa võid vaadata, praegu ma vaatan tagasi asjadele, mis ma olen teinud. Ma räägin, ma muudaks selles väga palju asju. Mis sa muudaksid? Need on muidugi ka sellised asjad, mida publik ei pruugi märgata, alustades mingitest pausidest, mingisugustest stseenikestustest, ülesehitustest, võib-olla tempodest. Et ühe enam näed, et nagu, see võiks on teisiti ja siin võib-olla sai natukene üle lavastatud seda asja, et väga ei usu. Aga ta ongi see, et kui sa ise selles hetkes oled ja sellesse usud, mida sa teed, siis see ongi väga suur nii-öelda
jõuallikas, kus neid asju alustada. Aga räägi natuke sellest esimesest siis sinu lavastatud etendusest, kuidas sellel läks? No offline, tõesti, ega seda ka me alustasime Emmaga niimoodi, et offline oli esimene lavastus, mis ma iseseisvalt lavastasin Emmaga. Et varem ma küll olen tantsuansambliga Sõlek lavastanud koostöös, kuna mu ema on seal koreograaf ja vanaema selle juht, siis Sõlekesega ma olen lavastanud aastaajad läbi Eesti luule, laulu ja tantsu, kus ma siis olin selles rollis, et panna kokku nii-öelda kõik üleminekud ja nii-öelda visuaalne pool. Aga et kuna sealt nagu sai seda julgust ja kuidagi nagu ma ütlesin ka, et inimesed ümber andsid julgust, siis me Emmaga hakkasime lavastama uut asja ja ka selliselt seda offline'i ja selliselt, et ma isegi võtsin enda alguses produtsendi rolli ja ma ei tea, kust see tuli, selliselt tundsin, et ma tahaks olla selle korralduslikul poolel, et Emma lavastagu, aga ma olen toeks ikka, aga siis ühel hetkel läks nii, et Emma sobis sinna lavale nii hästi ja ma olen üliõnnelik ja tänulik selle üle, et kogu tekstiosa sai paika Emma poolt, ehk siis nii-öelda laua ümber, miks keegi midagi ütleb ja teeb. Loomulikult ma ei ütle, et see nüüd laua ääres panime selle paika ja rohkem seda ei puutunud. Loomulikult kui sa paned inimesed liikuma ja saad aru, et miks nad siin liiguvad või siis see pilt hakkab ka veel omamoodi, et ta on kogu aeg küll pidevas muutuses, aga selle vundamendi ehitas sinna alla Emma ja see on nagu väga äge ja see koostöö kuidagi toimis. Et kui sa küsid, kuidas sellel siis läks, sellel läks väga hästi, eriti arvestades seda, et see oli nagu esimene suurem ise tehtud asi. Ja tegelikult mõeld, et lavastajad on 15 ja 16 aastat. Jah, sel ajal me olime nagu veel nooremad kui praegu. Ma ise vaatan praegu peeglisse, mõtlen appi, et kasva suureks. Ja me müüsime 21 etendust kõik välja. Loomulikult me ei mänginud 200 kohalises saalis, vaid 55 kohalises saalis on ju. Aga selle oli menu ja see ikkagi inimestele ka meeldis. Ma arvan, selle võti oligi seesama, nagu ma ütlesin ka inimesed, kellega seda tegime. Kuna see materjal on noorte näidend, siis just see, et seda mängivad noored. Et see toimis selle puhul ja noored, kes ikkagi eriti vaadates vanust ja tausta mängivad veel hästi, nii et see toimiski, ma arvan. Mis tunne oli, kui Linnateatri näitlejad käisid vaatamas etendust või et alati saali eksis mõni päris näitleja, kes tuli pärast nagu kiitma ja kommenteerima, et mis emotsiooni see sulle andis? Tead, see annab jõudu, sest isegi kui tagasiside, alati peabki olema valmis igasuguseks tagasisideks ja tuleb teha teataval määral ka vahet, et kes sulle tagasiside annab, mitte et ma ütleks, et kellegi tagasiside oleks mõttetu, kindlasti mitte, sest et igal ühel on oma arvamus sellest ja see ongi täiesti okei. Lihtsalt peab aduma, et kelle arvamus on selline, et see on kellegi enda hetke emotsioonis kinni või oma enda olekus, olgu see siis, et keegi on nii kõval tasemel, et isegi kui ta sellel kõvalt tasemelt ütleb mulle, et see oli täna nii hea, et siis selle juures peab ikkagi ka natukene ise kompima seda piiri, et kuivõrd palju sealt ikkagi nagu päriselt tõde on ja samas mõni inimene, kes jällegi on nagu väga hea ja teeb maha, et seal tuleb ka vaadata, et mida ta maha teeb, miks ta maha teeb ja kas ma jään seal juures enda ideele kindlaks või ma hakkan mõtlema, et aga võib-olla tõesti siin see paus ei kanna või võib-olla tõesti siin on misanstseen või see laval paiknemine täiesti küsitav, et miks ta üldse sinna kõnnib, kui ta seda teksti ütleb, et kas seal taga üldse on mingisugune point. Ühesõnaga, et loomulikult, ma ei ütleks, et sellega kaasneb mingi ärevus, aga ma pigem olen tänulik kõigile, kes käivad ja kes ka ütlevad vahetult ja otse, et kui neile meeldis, siis ta ütleb otse, et meeldis ja kui ei meeldinud, siis see on ju ka okei, sest sa ei saagi teha nii, et kõigile meeldiks. Aga räägi, mis oli järgmine lavastus, mis peale seda tuli? Peale seda offline'i me tegime, kus ma siis ka olin, ma olin siis nüüd juba siis nagu ka näitleja rollis, ma olin näitleja produtsent rollis seal ja seal tegime Me mängime armastust, kus me siis Emma Trossiga olime lavale ja hakkas jälle sellest pihta, et me leidsime materjali ja me hakkasime siin otsima inimesi, et kes mängiks. Ja siis kui me seda kuidagi nagu läbi lugesime kogu aeg ja jälle loed läbi ja et kes sinna sobiks ja kes sinna sobiks, siis saad ühel hetkel aru, aga et seda on ju omavahel ka nagu päris tore lugeda. Ja siis me hoopis otsisime lavastaja, nii et siis tuligi mängu Must Ratsu, minu väga hea tuttav
isegi väga hea sõber, tuttav, parim sõber, Koko, kes kellel on mõtlemisvõime ja analüüsimisvõime ja kes selle asja lavale seadis, sest ennast kõrvalt ise lavastada on väga, ma ei tea kedagi, kes seda või kindlasti keegi oskab, aga ühesõnaga, et ennast ise nii-öelda lavastada on keeruline. Vanni suputada ja ma lasen vanni vee, vannipart, tema ka, ei lõit. Ja siis me tegime me mängime armastust, seda me mängisime 15 etendust ka välja müüdud ja see oli väga tore kogemus endale ka nagu teha jällegi midagi uut ja midagi teistsugust. Ja nüüd on ju täitsa kolmandat sorti asi. Jah, sest nüüd on, kui kõigepealt oli õudussugemetega noortedraama, siis oli noorte väike romantika, siis nüüd on otsa üldse kogu pere selline muusikaline, muusikaline kogu pere lavastus Siil Felix teeb bändi, kus siis on jälle järjekordselt äge kamp koos. Seekord natuke suurem mastaap, me ei ole enam siin samas Toompeal, vaid Vaba Laval. Ja meil on laval bänd, 6-liikmeline, 5 näitlejad ja kõik need asju klappima saada jällegi on jälle uus kogemus ja tõesti isegi kui nagu, ma ei tahaks öelda, et offline ei tulnud välja või midagi sellist, et ta omas ajas ja omas mahlas töötas ja kindlasti ma kipun ikkagi arvama ka seda, et praegu see Felix ka tuleb välja selliselt, nagu meie anname ennast parima ja oskame ja inimestele see ju meeldibki, aga mulle meeldib nende kõikide juures see, et miks ma ei ole tahtnud jääda kinni sinna, et tegime ühe noorte õuduka, teeme järgmise noorte õuduka ka kohe otsa, on see, et on siuke vaheldus ja pidev muutumine, pidev uudsus ja ka pidev areng, mida ei tohi ära unustada. No see annab mingi värskuse. Jah, nagu värskust nendesse projektidesse ka, et sul on jälle uus kooslus, jälle mingisugused variatsioonid inimestes või kas või see sama, et on elav muusika, et see annab täiesti uut hingamist sinna juurde. Kui palju sa muusikaga ise oled seotud olnud, kas sa oled kunagi tegelenud mingi laulmise selle poolega? Ma laulan koolis ja kooli vokaalansambli Sõunaka. Suur lilleaed, ümber väikse maja. Aga ma ei pea ennast eriliseks muusika inimeseks, tähendab, mulle väga meeldib muusika ja muusika ajalugu aga ma ei ole eriline noodilugeja näiteks küll. Ma näiteks laulan kuulmise. Aga see annab sulle väga palju juurde, et sa seal Sõlekeses oled terve elu käinud ikkagi panna selline etendus kokku, mis on muusikal, kus on vaja selliseid tantseasju. Ja Sõlekesega seotus ja see, et et see paratamatult on minu pere üks osa olnud, see annab kindlasti sellega rütmi tunnetuse, ja ma leian, et rütm ei ole oluline mitte ainult muusikalises lavastuses, et millal muusika on ja millal ei ole, vaid üleüldse ka rütm kui selline, mis on tempode vahetus lavastus, mis on oluline, et sul on mingid kohad on aeglasemad, aga et siis ta ei jääks nagu sinna liiga kauaks istuma, et inimesed ei sõidaks nagu mööda lavastust ühel liinil, vaid et seal ikkagi toimuks mingisugused muutused ja mingisugune võib-olla kõrgem hüpe vahepeal. Et jah, sealt Sõlekesest on tulnud kaasa igasugune rütmi taju, mis selle bändiga koostööd ka annab. Aga väga, räägi mulle natukene sellest Sõlekese eelmisest lavastusest, mille lavastaja sa nüüd olid? See oli lihtsalt selline, et mulle väga meeldis selles ajas Tormis ja muusika ja mulle see tähendab siiamaani meeldib. Ja kuidagi tuli mõttesse teha midagi teistsugust. Sõlekesel on kogu aeg olnud kontsert. Tantsijad tantsivad, muusika mängib, aga et teha mingit teistsugust asja. Ja siis me panime oma emaga kokku sellised, valisime välja lood ja et mida me kasutaks ja saime võtta, kuna Sõlekesest üle koridori on vastavas ukses on Ellerhein, kes on neid lugusid esitanud, siis me Ellerheinaga koos tegime sellise tantsulavastuse, kus siis pigem ma olin seal tõesti lavastaja on selle kohta nagu vale öelda, aga samas et seal, kuna ta on nii siuke ühispiiride kompamine, et kogu see koreograafia, aga samas ikkagi kogu see valgusõhkkond seal kokku saada, üleminekud, pealetulekud, mingisugused kaanoni efektid nagu Tormis on kasutanud rahvaviise. Ühesõnaga kõik need asjad kokku panna see mört, et see oli huvitav ja praegu Sõlekesega, mis nüüd on aasta aega oleme teinud, sest kogu aeg see lükkub edasi, on kontsertlavastus.
või kontsertetendus siis Alexela kontserdimajas 15. mail praeguse seisuga tuleb see, kui nüüd hästi läheb kõik, milleks on Tiina ja Mari, mis on Libahundi ainetel, Kitzbergi Libahundi ainetel. Ja see on, ta on nüüd natukene rohkem see, et muusika, tants, aga et me ja muusika, tants on ja, aga et me ikkagi läbi selle, ma olen üritanud seal kah saada mingisugust tervikut ikkagi kätte, et ta ei oleks lihtsalt, et üks lugu sealt ja üks lugu siit ja vast kuidagi kokku tekib mingi asi, vaid et ta ikkagi oleks üks tervik ja kuidas näidatagi, et kui on jaanituli, siis ühel hetkel ongi laval 200 inimest, kõik tantsivadki suurelt võimsalt. Ma räägin, miks see praegu kogu aeg edasi lükkub, on see, et kui laval on 200 inimest, siis me ei saa praegu proove teha. Aga et see on ka nagu teistsugune asi ja just seesama, et hoida ise ennast värskuses. Aga millal su ema ja vanaema üldse hakkasid sind usaldama sellisel määral või kuidas juhtus see, et sa ühel hetkel ei olnud mitte üks tantsija, vaid olid nagu nende kõrval ja said panustada teistmoodi ka sellesse? Kuna ma olen kogu aeg olnud nende kõrval nii-öelda, kasvanud selle sees, siis kogu aeg ma olen ikkagi ka, ma ei tea, mis hetkel see tekkis, aga ikkagi oma sõna ja arvamust sekka öelnud ja nad on seda nagu kuulda võtnud juba enne seda ja 5 aastat tagasi või 6 aastat tagasi oli ka Alexelas oli Helde puu, mis on minu lemmikraamat. Tegime sellest ka sellised tantsulavastuse versiooni koos ansambliga Tuuleviiul. Ja siis sealt hakkas see tulema, et kui ma seal käisin välja selle 6 aastat tagasi idee, et teha Helde puud ja seal natukene nagu andsin mingid suunavaid mõtteid ja asju. Et sealt, kuna ma olen kogu aeg olnud nagu kasvanud sellega ja loomulikult ikka ema küsib kodus nõu mingit asjadega, et siis ta on nagu vist näinud, et ja ma räägin, ega see ei ole see, et ma nüüd üksi lavastan, et ma olen nüüd lavastaja. See on ikkagi väga tugev koostöö ja seal on väga keeruline isegi, ma ütleks, määratleda ära, et kes mida teeb, sest kõik annavad oma panuse. Ja mis on minu oluline, mitte ka ainult tantsu puhul, vaid kas või siin samas Felixit tehes on ju, et kõik annavad oma panuse, et aga mida sina asjast arvad? Et ta on ikkagi väga tugev ühistöö. Mis tunne on oma ema ja vanaemaga koos teha selliseid projekte ja üldse nendega igapäevaselt koos, mitte lihtsalt kodus olla ja nagu perekonnakeskis suhelda, vaid teha midagi suuremat, midagi teistsugust. Kuna meie perekonnakeskis ongi kogu aeg midagi teistsugust, siis et kuna meil see on meie väga suur osa meie perest, see on nii suur normaalsus, et isegi kui ma võib-olla ei ütleks, et isegi kui ma sulle siin praegu üle laua ei julgeks öelda välja, et jah, ma olen lavastaja, et ma olen üks osa selle valmimisest, sest eks me oma emaga lavastame koos. Et ma ei saa öelda, et ma lavastan tema koreograafiat või et ma samas ma ei saa öelda, et ma lihtsalt assisteerin. Et kui me koos teeme, see on nii suur normaalsus, siis ma ei oska seda kuidagi nagu eriliselt välja tuua. Et ta on jah, siuke argipäev. Ta küsib, ma annan nõu, ma olen lihtsalt mõttega kaasas. Jah. Aga räägi natuke telest ka, sa töötad nüüd televisioonis ka, said seal kätt proovida reporterina. See on väga tore kogemus ja väga äge osa minu elust praegu, et ma saan seal olla. Kas sa näed ennast tulevikus ka televisioonimaastikul või pigem teatris või pigem üldse produtsent? Ma jätaks otsad lahti, sest mulle tegelikult meeldib nii teater kui tele kui film. Aga see on äge, et Eestis tegelikult saab kõiki nagu korraga. See on äge, et ja möödunud suvel sattusin sinna asendama Ringvaates suvesaadet ja siis kuidagi sügisest jäin tööle ja siis tuli juba televisioon ja siis sai jõulutunnelit teha. Ja see on mega äge koht, kus olla, sest iga päev on midagi uut ja just see sama uudsus ja pidev vahetumine ja vaheldus annab nii palju energiat ja jõudu ja impulssi nagu edasi minna. Ja mis sa plaanid peale gümnaasiumit? On sul mingid mõtteid juba kuhu ülikooli? Ma tahaksin minna õppima ikkagi vist produktsiooni Eestis. Kus seda saab õppida? BFM-is saab õppida seda. See on filmikunst ja siis seal on nagu suunaga produktsioon. Aga ausalt öeldes, kuna ma lõpetan kooli nüüd kevadel, loodetavasti, siis mul jääb siin aasta aega vahet, kus ma kavatsengi teha veel igasugust tööd ja projekte. Samas sul ongi nii palju seda kogemust, et ma saan veel igasugust kogemust ja siis vaatame, mis siis peale seda aastat edasi saab. Jah, aga aitäh sulle. Aitäh, Marel.